Tere, head Paide inimesed! Ei ole mina sellise ilmaga kunagi kõnet pidanud ega ole keegi minu kohal kunagi vihmavarju hoidnud siin elus. Nii et mulle ka uus kogemus ja seda enam ma näen rõõmuga, et te olete valmis selle ilma trotsima ja siia kokku tulema, et kuulata siis neid mõtteid, mida mina teiega tahaksin jagada. Ei satu tihti Paide kanti ja seda enam on tore, et teil selline omanäoline projekt siin on tehtud nendest kõnedest ja kuigi ma arvan või kardan, et need mõtted, mida siin räägitakse, mingil hetkel hakkavad korduma, siis ehk ei ole need minu jutud veel ära räägitud teile. Ja kui mu paber saab ees nii märjaks, et ma enam ei näe seda, et siis ma lihtsalt räägin peast edasi, mis mulle pähe tuleb, et leppige siis sellega. See jutt, mida mina teiega tahaksin jagada, on minu mõtted sellest koroonaajast, mõtted inimeste vabadusest ja vastutusest. Võib-olla see jutt ei ole nii helge ja rõõmus, nagu ka see ilm ei ole. Aga ma tahan need mõtted teieni tuua, rääkida vabadusest, olla, teha, uskuda. Mulle meenub kunagi ammu käis meil Eestis Pärnus vist oli selline suurepärane laulja nagu Kiri Dekanava Uus-Meremaalt käis ja tema kontserdi ajal juhtmed ka plahvatasid, et tuli ilutulestikku. Et ma loodan, et me täna pääseme sellest. Aga minu jutt siis vabadusest olla, teha, uskuda, valida ja ka vastutusest selle kõige eest. Koroonaaeg on meile andnud põhjust ju mõtisklemiseks ilmselt kõigile, et mis see vabadus õieti on, millega me oleme igapäevaselt harjunud ja kus selle piirid siis jooksevad. Kas see on siis igaühe õigus teha, mida ta just parasjagu tahab? Kas see on niimoodi? Kui natuke järgi mõelda, saate aru, et see nii ei ole tegelikult, sest teie ümber on kõik teised inimesed, kellel on ka samasugune vabadus eelduslikult teha kõike, mida ta tahab. Ja nii lõpebki igaühe vabadus meist seal, kus kellegi teise vabadus algab. Ja mõnel juhul see meie vabaduse kast võib olla päris ahtakene, päris illusoornegi. Me oleme näinud selle viimase aasta jooksul, kui palju sellest vabadusest võib ühel hetkel kärbitud saada. Ja kuidas meie vaba liikumine, meie tööpuhkus, vabadus midagi öelda, midagi arvata on kõik ühel hetkel teistmoodi, kui me oleme sellega varem harjunud. Koroonakriis on meid muutnud uskumatult palju siin maailmas. Muutud arusaamu vabadusest, demokraatiast, teadusest, uskumisest, tolerantsusest, solidaarsusest. On näidanud ka seda, kui habras on tegelikult see ühiskondlik kord, kui habras on see rahvusvaheline kogukond, kui näilised on mingis mõttes need deklareeritud sõprus- ja ühtekuuluvussidemused, olgu ka siin samuses Euroopas. Meie mugav ja luksuslik lääne tsivilisatsioon, palju räägitud rahvaste sõprus ja koosmeel. Kui me meenutame eelmist aastat, siis päevapealt sulgesid riigid piirid, tekkis võitlus ressursside eest, toona siis maskide, desovahendite eest, seejärel vaktsiinide eest, konkurents selle nimel, kes mõtleb välja üha hullemaid ja uusi piiranguid. Kõik see just oli nagu hea eesmärgi nimel, mida me siis endale ka niimoodi tunnustasime. Kui mõelda televiisorist nähtud, siis piltidel aastatagusest Milanost, õistest sõjaväeautode kolonnidest oma masendava koormaga. Ja järsku oligi igaüks enda eest vaid väljas. Ja näed, päike tuli ka välja korraks selle jutu peale, sest see jutt ei ole tõesti väga rõõmus. Me oleme vahem mõelnud selle peale näiteks ka, mis minul paralleele selle kõigega tõi, et kas laevahuku korral surmapalge ees päris ja tegelikult me oleme loovutama valmis oma koha seal päästepaadis ära teisele inimesele, naistele, lastele, vanakestele. See tegelikkus ei pruugi olla selline, nagu me arvame heal ajal, vaid olla palju nukram. Surmahirm paneb nõrgemate aitamise unustama. Ja minu meelest see eelmine aasta on seda ka näidanud. Euroopa Liit lakkas justkui mõne nädalaga toimimast meie ümber. Inimesed tõttasid koju, asutused sulgesid uksed ja on vaid ime, et sellest ei sündinud midagi hullemat kui sündis. Näiteks oleks mõni agressiivne suurriik tõenäoliselt võinud sellel ajal suhteliselt vabalt ületada mõne väiksema naabri piiri, ilma et see rahvusvahelises kogukonnas erilist resonantsi oleks tekitanud.
Reaalpoliitika murdis hetkega väärtuspõhisuse, ärihuvide, eetika, suurriikide huvid, väikeriikide omad. Rikkad riigid tallasid enda oma inimeste huve ja kaitset esiplaanile seades taas sisuliselt jalge alla kolmanda maailma, põlistades ressursside jagamise, kas või vaktsiinide tootmisel ja jagamisel nende ajaloolisse mällu kodeeritud arusaama kolonisatsioonist ja ressursside kuritarvitamist. Alles viimasel ajal me saame näha, et on mingeid liikumisi ka muu suunas, näiteks ka vaktsiinide patendikaitsepoliitika muutumises. Koroona näitas meile kätte tegelikult, kui habras on see ühiskondlik kord, kui haprad on need põhiõigused. Ja mis minu jaoks oli väga uskumatu, on see, kui kergel käel olid inimesed hetkega valmis andma käest neid vabadusi, mille eest varem on aastakümneid ja aastasadu võideldud ja enamgi veel ise seda häälekalt nõudes. Tugines seejuures siis asjatundjatele, kes ju ütlesid meile, et kõike tuleb piirata ja veelgi enam. Me kuulasime ja kuulsime. Liikumisvabadus, ettevõtlusvabadus, eneseteostusvabadus, isegi sõnavabadus said kõik tugevasti pihta. Usume ja loodame, et see oli hea eesmärgi nimel, et see oli vajalik, kuid kõhedaks teeb see, kuidas ja mis ulatuses on see olnud võimalik vanades ja suurtes demokraatiates, kui kiiresti võivad muutuda olud, kas need piirangud kõik tegelikult vajalikud on olnud ja mida nad aitasid, ja mis on nende tegelikult mõjud, see saab alles selgeks aastaid hiljem. Praegu me usume, et tegime õigesti ja teeme õigesti. Nüüd, minu mure on see, et kui koroona ajal on vabadust nii lihtne piirata, nagu see on olnud, siis kas ei tule kellelegi mõtet ka hiljem, et vajadusel saame seda sama korrata ka mingit muul eesmärgil. On vaja ainult see mõte korralikult maha müüa. Nagu näha, saab panna inimesed kiiresti ja tõhusalt ise häälekalt nõudma, et need vabadused võetaks. Kuid mida me teeksime siis, kui maailm oleks olukorras, kus meie ees oleks päris ehtne surmaepideemia, mitte koroonalaadne, vaid midagi palju hullemat? Sõda, suur üleujutus, kliimakatastroof, näljahäda, et kuidas me siis reageerime? Me ei kujuta seda tegelikult ette. Nüüd, kuhu me siis liigume oma ühiskonnaga? Kas ja millal tuleb siis tagasipöördumine normaalsesse ühiskonda, olukorda, kus maailmas tervikuna pole põhjust selle pandeemia kontrolli ja saamist enam juttu teha? No praegu tundub paraku, et niipea mitte, kui üldse mitte. Maailm on muutunud, muutub edasi ja paljud arusaamad ja harjumused muutuvad pöördumatult. Selline mugav ja luksuslik elu ja piiramatu liikumisvabadusega jääbki kardetavasti ajalukku vähemasti pikemaks ajaks. Ettenähtavas tulevikus ei terenda enam pea piiramatud võimalusi reisida, lennata eriti, millega oleme niivõrd harjunud, kui oluline osa inimkonnast viibis igal hetkel parasjagu õhus. Vastupidi, lennuväljad on täis seisvaid lennukeid, mille liisingumakseid keegi peab maksma. Meie vabadus on piiratud, me vaatame naabreid kahtlustavalt, meil ei ole olnud võimalik olla lähedal teiste inimestega, külastada rock-kontserte, koos möllata. Vabaduse väärtust mõistame nagu head asjadega ikka siis, kui me oleme sellest juba ilma jäänud. Koroona on meile näidanud sellist ühiskonnakorda, kus me oleme kontrolli all, rohkem kui see on seni kunagi olnud siin viimastel aastakümnetel vähemasti. Ja kuhu me siis liigume? Kas me tahame sellist ühiskonda, täiusliku harmoonia ühiskonda, kus kõik on kellegi kontrolli all ja reguleeritud, kus spetsialistid, tehnokraadid, arvutid ütlevad, kuidas elada, kus meie elu, ka õiguse mõistmist siis juhivad masinad, mis teevad meie elu nii tohutult lihtsamaks ja mugavamaks. Aga teisalt masinad, mis võivad lakkada töötamast, kui elekter ära läheb või rott kaabli läbi närib, nagu eelmine aasta meil juhtus, või kui tuleb küberrünnak, kui me elu juhivad masinad, mis eeldavad oma loojalt geniaalsust, masinad, mille loomisel on kulutatud nii palju raha, et selle muutmise, vea parandamise või edasiarendamise asemel on odavam sundida inimesi muutma ennast masina tahtmise järgi. Kas me tahame ühiskonda, kus ei tehtaks kurja, kus kõik mõtlevad ühesuguseid, kellegi teise mugavaid mõtteid ja nende enda mina sureb vaikselt selle käigus tasapisi välja. Kas me tahame ühiskonda, kus kõik on jälgimise järelevalve all, kus avalikus kohas vandasõna tarvitamisele võiks järgneda automaadist trahvikviitungi väljastamine, kus ei tehta midagi ootamatut ega lubamatut. Mina ei taha sellist ühiskonda ja loodan, et ka teie mitte. Inimene ei ole täiuslik olend.
temas on alati olnud peidus ka selline varjatud tume pool, mässumeelne anarhistlik pool, kes tahab kõigele reeglitele ja korrale vilistada. Alati on olnud valge kõrval must, hea kõrval kuri, rikkuse kõrval vaesus, reeglite kõrval nende rikkumine. Nii see on olnud ja nii see küllap jääbki. See ongi inimeseks olemise võlu ja valu privileeg olla ebatäiuslik. Ja ma usun, et me tahame elada sellises turvalises mullis riske võtmata, et midagi ei juhtuks. Inimesena, kellest keegi ei tea, kes kellelegi korda ei lähe, keda keegi ei mäleta. Elada nii, et peaasi, et midagi halba ei juhtuks, mitte tülitada teisi ja hoida teised endast eemal. Selline elu ei ole minu arvates elamist väärt ja ei võida see, kes elus teeb kõige rohkem hingetõmbeid. Ma arvan, et võidab see, kes võtab riske ja ise kui ta kaotab, on tal vähemasti olnud võimalus midagi saavutada, ta on seda proovinud. Ka eksimine on omaette väärtus. Sellest tekivad teinekord uued mõtted, toiduretseptist kõrvale kaldumine võib anda uue ja huvitavama roa. Lepime sellega, et maailm on ebatäiuslik ja jääbki niisuguseks, kui me tahame olla inimesed. Uskumisvabadusest, millesse me usume või millesse me tahaksime uskuda. Võiksime endalt küsida, mis on see idee, mis meid siin Eestimaal ühendab, mille eest oleksime valmis seisma, mille kallale minek paneks meid liikuma. Kui vaadata maailmas ringi, siis erinevatel rahvustel on see usk erinev. Hiinlane usub seltsimees Mao pärandisse, venelane usub võitu teises maailmasõjas, enamus inimkonnast usub Jumalasse, ühel või teisel viisil. Eestlane ei ole kuigi jumalakartlik, autoriteete ei kummarda, traditsioonilisi väärtusi ei hinda, ei ole meil endisaegses mõistes au ega häbi, vihkame ja räägime, kadetseme ja kaebleme. Ometigi arvan, et ka meil on see ühine idee, liitev mõte, millesse enamik usub ja selleks on meie oma Eesti riik, meie kõige kallim vara ning koos sellega meie õigus ise otsustada, vabadus ise valida oma tulevikku. Usume demokraatiasse, usume võrdsusesse. Kuid inimese vabadus millessegi või kellessegi uskuda on mõjutatav, vahel lausa hirmutaval määral. Sest kunagi ei tea, millesse meid ühel hetkel uskuma soovitakse panna ja kas meil on piisavalt kainet meelt ja otsustusvabadust sellest ümbritsevast infotulvast ka õigeid kõrsi tõmmata. Usku saab kasvatada propaganda ja eeskujuga. Kuidas midagi meile kinnistub? Võtame ühe näite. Kuvand samast kurikuulsast pronksiööst eri kogukondade jaoks. Juba algusest peale domineerisid meediakanalites ja eetris erinevad kanalid eestlastele ja venelastele. Eestlaste jaoks oli seal keskmes kokšeenja oma kraamiga ja rüüstamine. Venelastele aga politseinikud demonstrante kumminuiadega vemmeldamas ja ära lohistamas. Kusjuures mõlemad kaadrid on autentsed. Need ei ole valed kumbki, lihtsalt küsimus on see, mis pilt kellelegi mälusse jääb. Millesse ja mida ta uskuma hakkab ja kui me selle taustal küsime, et kas me tegelikult teame, kui lojaalne on meie vene kogukond Eestis, palju nad südames meiega on ühiste ideedega või kui paljud neist oleks valmis vene tankidele soola ja leivaga vastu minema, siis tegelikult me seda ei tea, kui hästi nad integreeritud on. Kuid keda või mida me siis lõpuks usume? Kas seda, kes kõige valjemini räägib, seda, kes on kõige autoriteetsem, kõige uhkemate pagunitega, seda, kes on kõige rohkem? Kas me usume pimesi eksperte või veel pimedamalt sotsiaalmeediat? Aasta tagasi, kui koroona nakatumiskordaja oli peaaegu olematu, me uskusime, et poest kaupa ostes tuleb ööpäev enne seda panna garaaži seisma ja ennem veel desovalendiga üle käia. Uskusime, et laste mänguväljakud tuleb koroonapesadena sulgeda. Nüüd, kus me oleme numbritelt käinud maailma tipus, me seda enam ei usu ometigi. Samas aasta tagasi me ei uskunud, et maskidest on midagi kasu, sest keegi meil ei kinnitanud seda kasulikkust ja teaduspõhist infot nappis. Täna, kus teaduspõhine info on enam-vähem samasugune kui aasta tagasi, me usume maskidesse. Kanname neid, oleme jõudnud kohustuslikkuseni sotsiaalse normini, mille eirajaid häbimärgistame, põlastame, naeruvääristame, sõimame. Kuidas ja millesse me usume 2 või 10 aasta pärast praegusele tagasi vaadates me ei tea ja ehk see parem ongi. Vabadusest arvata ja mõelda. Meie ühiskond on liikunud mõneti ootamatult kõige meile mitte meeldiva alavääristamise ja naeruvääristamise ja tasalülitamise poole, sallimatuse poole. Seda on tunda ja näha mitmeti, mitte ainult meil Eestis, vaid üle maailma. Seisukohad on radikaliseerunud, me kuulame üksteist vähem. Puudutagu see teisi rasse või rahvusi, vähemusi, üldse meil ebasobivaid seisukohti. Ei aktsepteeri ega tolereeri, me oleme teinekord järsud ja võib-olla isegi julmad teise inimeste siiraste mõtete ja arvamiste vastu. Ma võrdleksin seda sellise asjaga nagu koolikiusamine, mis on liikunud
vaikselt ühiskonna küpsematesse kihtidesse, meediasse, poliitikasse. Kuid miks see on tekkinud ja kuidas sellest välja tulla? Asi on selles, et selline üldine tolerants varasemalt võib paradoksaalselt mingil juhul pöörduda iseenda vastu. Tolereerides kõiki nähtusi ja arvamusi võib see häirida omakorda enamust, kellesse koguneb tasapisi viha ja muid halbu emotsioone, mille suunamise ja motiveerimise tulemus on valmis ka välja purskuma. Peame endale tunnistama, et neid inimesi Eestis ka on palju, kellele viisakas tolereeriv ka poliitika elukorraldus ei meeldi. Osa neist radikaliseerub. Tolereerides enamusele vastuvõtmatul viisil vähemuse arusaamu ja propagandat võib aga suurel osal ühiskonnast tekkida pahameel, mis omakorda võib väljenduda püüdes ka vähemusi marginaliseerida. Tuleb vastureaktsioon, kui rahumeelse demonstratsiooni kallale saadetakse kumminuiade ja koertega korrakaitsjad, kui demonstrante igal tasandil ala- ja naeruvääristatakse. Riik on oma muinasjuttu rääkides paljud meeleheites ja kibestumises olnud inimesed tegelikult unustanud ja seda on näidanud mitte meil elu, vaid mujal maailmas. Kui need inimesed võivad ühel päeval tulla vaikusest välja ootamatult ja šokeerivalt, tuues võimule eliidi poolt seni naeruvääristatud radikaalsed jõud, kelle retoorika rahvale meeldib. Surudes kedagi kergel käel maha, teda tühistades, surutakse ta nurka. Kui selliseid inimesi on palju, võib neil tekkida ootamatult ka väljund. Nad tulevad lõpuks koos oma pimedast nurgast välja, kehtivat elukorraldust häirima ja rikkuma. Peites end inimeste tegelike probleemides, sildistades ja alandades neid, jäetakse need inimesed populistide meelevalda. Ometiga on meie oma riik liiga väike, inimesi liiga vähe, et me peaksime kellegi välja lülitama, teise sordi inimeseks muutma. Ma juba ütlesin, et igaühe vabadus ja õigused on piiratud teiste inimeste omadega. Samas ei taha me seda tihti tunnistada. Ei taha ju tunnistada, sest mul on ju õigus, kõlab see lause. Me ei taha aga tunnistada, et õigused on ka endisel mehel või naisel, naabrimehel, tülli pööranud äripartneril või kellelgi teisel, kelle vastu me oleme valmis lahingusse minema. Veendumus enda õigsuses ja õiguses on suur ja seda ei kõiguta tihti miski. Aga kust me võtame, et meil on õigus? Oma töös puutuma palju kokku viha, kahtlustamise, süüdistamise, leppimatuse, pettumusega inimestes, riigis ja ühiskonnas tervikuna. Need on inimesed, kelle heaks ei ole tihti võimalik midagi teha enam. Kui palju voolab kirjadest kohtule välja kurjust ja tigedust, see teeb kurvaks. Ometiga need inimesed meie endi seast, kes on kuidagi elus alla jäänud, aga ei lepi sellega, süüdistavad teisi, on pettunud teistes inimestes, pettunud oma riigis. Tihti on need juba vanemad inimesed, meie isad, emad, vanaisad, vanaemad, kes on elanud ära pika elu ja lõpuks jõudnud siis ometigi sellisesse punkti. Kas see on alati vaid nende endi süü? Vaevalt. Inimesi võib sellisesse olukorda panna või vähemalt seda suunata ebapädeva nõuandja vale nõuanne, millesse nad oma soovides on klammerdunud. Asjastu julgustamisega õli tulle valamine rahuliku selgitava tagasitõmbamise asemel. Leppimatuse kultiveerimine andestamisele, leppimisele, edasiminekule suunamise asemel. Me peame tegelema igaühega, et selleks ei ole aega ega ressurssi ka riigil. Me üritame paigutada inimesed oma muredega kindlatesse kastidesse ja pakkuda neile odavaid standardlahendusi. Paraku see pahatihti ei toimi. Inimestele jääb ka arusaam, et keegi neid ära ei kuula tegelikult, tema muredega ei tegele. Kui aga võlniku või kurjategija probleemi tuumani jõudmiseks ei ole aega, siis me tegelikult ka sanktsioneerides ei leia lahendust ja kõik halb kordub või süveneb veel. Probleemiks on ametiasutustes ka ajapuudus või soovimatus inimese muret näha ja kuulda, võimetus ja soovimatus võtta aeg ja inimene rahulikult ära kuulata, talle otse silma vaadates, mitte kabineti vaikusse varjudes, bürokraatia ja kirjavahetuse taha pugedes, talle ausalt ja lihtsalt tema tegelik seis ära rääkida. Me saaksime palju ära teha, et inimesed meie ümber ei kibestuks, ei pettuks, ei muutuks kurjaks. Meil napib leppimiskultuuri ühiskonnas tervikuna, napib ka andestamist. Kui terve ja tugev ühiskonna jaoks oleks seda vaja, mina arvan, et eksinule tuleb üldjuhul anda teine võimalus. Pudutagu see õigusrikkujat, võlglast, isegi vihameest. Inimene väärib enamikel juhtudel uut võimalust ja on tihti ka tegelikult valmis ennast parandama, andkem talle see võimalus. Kui talle seda võimalust ei anta, siis inimene hävineb või kibestub ja radikaliseerub, pöörab ennast selle sama ühiskonna vastu, kes talle ust näitas. Ja teinekord astub tagasi sisse teisest uksest, lüües selle jalaga lahti. Vastutusest. Iga vabadusega midagi teha peab kaasnema ka vastutus oma teo tagajärgede eest ja valmisolek seda vastutust kanda. Inimene võib eksida, eksimusega peab aga edasiminekuks kaasnema ka valmisolek viga tunnistada ja soov teisiti jätkata, vastutuse võtmine. Mina näen, et kaasaegse ühiskonna suurimaks probleemiks on see süvenev vastutamatus oma tegude eest, nii mikrotasandil kui maailmas tervikuna. Ei taha vastutada inimene võetud võlgade eest,
kui me arvame, et neid ei hakatagi kunagi tagasi maksma, ehitaja ei taha vastutada ehitusvigadest kubiseva maja ehitamise eest, inimese alla jäänud autojuht lahkub sündmuskohalt ja jätab kannatanu surema, ei vastutata kergel käel lendu lastud kurjade sõnade eest. Aumõiste on ajas oluliselt teisenenud, solvamisele ei järgne enam duellile kutsumist, maksejõuetusega ei kaasne elust väljalülitamist ja enesetapu, lubaduse murdmine on igapäevane, vastutamatus on tihti teadlik käitumine, ollakse tihti ka liiga arg, et mingit vastutust võtta. Altpoolt alguse saab vastutamatus, see võib liikuda ka edasi, kõrgemale ja mõjutada ühiskonda maailma tervikuna. Tekib vastutamatus inimeste mõjutamise, halbadele tegude üleskihutamise, loodusressursside kuritarvitamise, keskkonna reostamise, sõdade, nälja ja muude hädade eest. Kas keegi on soovinud võtta vastutust praeguse pandeemia vallapääsemise või mõõdutundetute ja mõtlematute piirangute sotsiaalsest tagajärgedest? Oh ei, mitte mingil juhul, sest süüdi on alati keegi teine. Me usume kohati pimesi mingi valdkonna asjatundjaid või täpsemalt neid, keda me siis asjatundjaks peame. Koroona ajast on seda hästi näidanud. Samas me näeme, kuidas eksperdid oma arvamusi ajas muudavad. Neil inimestel, kelle sõna maksab, kes koostavad prognoose, olgu tervishoiu majanduse vallas, on tohutu vastutuskoorem. Nende arvamuse järgi kujundatakse ühiskondlikku korda ümber ja jagatakse raha. Nende eksimus võib minna kogu ühiskonnale tohutult maksma. Sama suur on poliitikute vastutus rumalate otsuste eest. Tuleks vastutada selle eest, kui parema valimistulemuse lootuses tullakse välja ideedega, mille realiseerimine tähendaks ühiskonnale kollapsit. Üha enam me sõltume arvutitest ja inimestest, kes neid programmeerivad, sellest meil oli juba juttu. Ja see on nii juba peaaegu kõigis valdkondades, kuid ometigi neile inimestele, kes loovad neid infosüsteeme, langeb tohutu vastutuskoorem. See inimene peab nägema nii paljut ette, nii palju ka arvestama. Ja seejuures on tal väga lihtne vääratada. See inimene peab olema ju geenius tegelikult, sest ta vastutab mingi valdkonna toimimisest tihti märksa enam kui seadusandja, valitsus või teenuse osutajad. Sõnavabadusest. See on aastasadadega kätte võidetud suur väärtus meil. Selle rangeks piiriks peaks olema tõsiselt võetav üleskutse tegema riigivõimu kukutamiseks ja ühiskonna või teiste inimeste hävitamiseks või tagakiusamiseks. Tugev ja terve ühiskond tugineb vabaduse austamisele, see aga tugineb ühiskonna põhiväärtuste austamisele ja mitte ka oma tihti vähemuse seisukohtade jäigale peale surumisele, selleks mitte valmisolevale enamusele. Nii ei saa pidada õigeks, et Euroopasse sisserändajatest moslemite usuliste tunnete riivamiseks tuleks lääneriigis lõpetada pühapäeva hommikul kirikukellade helistamine, nagu on soovi avaldatud ja taotlus esitatud teistes riikides. Ja ainuüksi piibli tsiteerimine ei tohiks viia ka riikliku tagakiusamiseni. Need on keerulised küsimused, millega korraliku tegelemata või varem või hiljem mingi protsess ühiskonnas kontrolli alt väljuda. Sõnavabadus on suur väärtus, millest loobumine ja mille kasutamisest karistamine peaks olema ülimalt erandlik. Keelatud sõna võib liikuda põranda alla ja levida vähkkasvajana sosinal, leides endale nii rohkem poolehoidjad, kui seda avalikult välja öeldes. Kuid inimene peab oma sõnade eest ka vastutama. Sõnavabadusele vastandub räuskamine, sotsiaalmeedias sopaga ülevalamine. Sisuliselt võib inimese meediarünnakuga mõne hetkega ka laivastada ja ta ei tulegi sellest enam välja. Selline jõud on sõnal, mille väära kasutamisega peaks kaasnema ka vastutus, mida omakorda ka keegi naljalt tunnistada ei taha. Vabaduse ja vastutuse tasakaalu otsimine on oluline teema, kuid seda tuleb ka teha riigi otsese karistava käeta. Siin on oma roll ka ühiskonna sanitaridel, kes kurja sõna eest nõuded esitavad ja õigesti teevad, kui see toimub tasakaalustatult sõnavabadust tagades. Mida harimatum ja kahtlustavam on ühiskond, seda kergemini saab seda manipuleerida, ärgitada hullude mõtetega kaasa jooksma. Usk jumalasse asendub usuga selgeltnägijatesse, sotsiaalmeedia staarikestesse, vandenõude eroeetikutesse, nii-öelda asjatundjatesse. Kui palju me teame oma õigustest ja kohustusest siin ühiskonnas tegelikult, enda ja teiste vabadusest? Kui palju me omandame lapsena kodust, kui palju aitavad kaasa kool, sõbrad, sugulased, meedia? Kas pilt võib muutuda ajapiku häguseks ja peegel kõverpeegliks? See on ajas võimalik. On alust arvata, et see teadlikkus meil oma õigustest ja kohustusest ei ole kahjuks suur. See on ka üks meie ühiskonna älasid. Pealiskaudsus, ajanappus, kõige päriselt olulise suhtes, kui me keskendume igapäevavajadustele, huvitumata üldisemast, vaatamata kaugemale. Inimeste ignorantsus ja manipuleeritavus võib aluste kätte maksta, ajalugu on seda korduvalt meile näidanud. Kui on olemas manipuleeritavaid, leidub alati ka manipuleerijaid. Kui palju me teame tegelikult oma põhiseadusest, muudest seadustest, kui nüüd juristi juttu rääkida? Palju riik on ära teinud ja võiks ära teha, et meie teadlikkus oleks suurem.
Jah, me põhimõtteliselt teame arvatavasti põhitõdesid, et kedagi tappa ei tohi, varastada on halb ja võetud kohustusi tuleb täita. Me teame, et meil on oma riik ja oleme selle üle uhked, tunnetame üldist võrdse kohtlemise vajadust, kuid kardetavasti asi sellega ka piirdub. Meie baasteadmised ühiskonna ja riigi toimimisest, oma õigustest ja veel enam kohustustest on puudulikud. Veel väiksem on meie teadlikkus teiste inimeste õigustest ja vabadustest, vähemuste aktsepteerimise vajalikkusest ja nende õigusest. Samas muutub elu meie ümber kogu aeg keerulisemaks ja nõuab üha suuremaid ja keerulisemaid valikuid, kuid kas me oskame neid teha? Või jätame need valikud kellegi teise teha? Kui me ei ole teadlikud ühiskonnast ja õiguskorrast baasteadmiste tasemelgi, tulevad ebaadekvaatsed hoiakud, arusaamatused, konfliktid, õigusrikkumised, kaotused ja kibestumised. Selles keerulises maailmas ei saa eeldada, et laps saab kodust kõik ühiskonnas hakkama saamiseks vajalikud teadmised ja oskused. Kesksel kohal on siin kooliharidus. Julgen arvata, et ühel gümnaasiumi lõpetajal peaksid täna olema senisest märksa avaramad teadmised põhiõigustest, vabadusest ja riigi toimimisest, aga ka oma õiguste kaitsest, viisidest baasarusaamad perekonnaõigusest, lepinguõigusest, elamuõigusest, krediidist, kohtutest, täitemenetlusest, maksejõuetusest. Tegelikult peaks põhikool meile mingid elementaarsed teadmised andma. Ühiskonna liige peab seda toimetulekuks elementaarsel tasemel lihtsalt teadma, kuid praegune kooliprogramm ja koolisüsteem neid teadmisi üldjuhul piisavalt ei paku, ehkki on meeldivaid erandeid. Jätkuvalt on õppimine tihti suunatud tuupimisele, mitte loogika ja seoste õppimisele, iseseisvale mõtlemisele ja endale küsimuste esitamise oskuse arendamisele. Ehk oleks siis aeg vaadata kooliprogrammi üldisemalt avarama pilguga üle, mida inimesele elus toimetulekuks tegelikult ja enam vaja on. Ka näiteks õiguse osakaalu seal suurendada. Noortesse tuleks ka kultiveerida ka vastutust oma tegude eest, autunnet. Kui noor mees ajab kedagi autoga alla, ei tohiks olla tema esimene mõte, kuidas ma pääsen siit, kuidas see tegu võiks varju jääda, kuidas põgeneda, vaid tema mõte peaks olema, kuidas aidata kannatanud, võtta vastutus, õppida sellest ja minna eluga edasi. Kuid kogu vastutust ei saa siin panna ka kodule ja koolile, riik kui tervik saab ka ära teha noorte kui ka üldse inimestega palju enam, lihtsas keeles rääkides, levitades flaiereid atraktiivselt ja lihtsalt ka õigusest, õiguse mõistmisest rääkides, tagades kvaliteetse ja kättesaadav õigusabi. Meedia harimine on samuti vajalik, et see sensatsioonihimu rahuldamise kõrval suudaks ajakirjanikud ka kajastada ka õigusküsimusi selliselt, et nad suudaksid ka ise nendes orienteeruda tegelikult. Õiguse mõistmine ei peaks olema üks suur reality show ja meelelahutus, vaid tuleks rohkem vaadata fassaadi taha. Nii. Kui ma nüüd üritan oma jutu kokku võtta, siis see vabadus, mis meil on ühiskonnas, on oluline väärtus. Hoidkem seda, ärge andkem seda kergesti käest. Tehkem oma valikud rohkem ise ja mitte ärge uskuge liigselt teisi inimesi. Saagem targaks ja mõelgem rohkem ise. Iseseisva mõtlemine takistab despoote ja diktatuure, takistab vabadust võtmast, tagab riigi hoidmise ja säilimise, tagab ideede edasikandmise. Iga inimene peaks olema võimeline küsima iga asja kohta, miks, ja soovima seda küsida nii endalt kui ka teistelt. Usaldagem ja hoidkem üksteist enam, kuulakem üksteist enam ja hoidkem oma kallimat vara, meie riiki, demokraatiat ja vabadust. Aitäh teile!